huvitava varjukülje aspekti, millest nagu kinda räägitakse, kinda ei räägita. Ja selleks on seksuaalne vari. Keegi ei taha sellest ausalt rääkida. Sul on fantaasiad, mida sa ei julge kellegile tunnistada. Võim, alistumine, kontroll, keelatu. Sa tahad olla ihaldatud. Vahel ei eruta sind hellus, sind erutab intensiivsus. Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Moms podcast. Nii, ennem siis kui alustame. Ja meie anomaaliad jätkuvad. Nagu meil oli, ka andsime eelmine nädal teada, et kahjuks videot ei tule. Ja. Siis täna me olime väga lähedal sellele samale. Jah, sest et me hakkasime filmima, kõik oli jumala hästi ja siis ühel hetkel otsustas kaamera, et aga ma nüüd ei taha filmida. Ja siis otsustas see filmimisprogramm, kus me siis nagu teeme seda kõike, et tal ei ole connectionit. Ja siis ma tegin restarti ja siis imekumbel ei töötanud meil mikrofonid. Millega me jamasime tund aega ja kõigest oli üht asja vaja, see, et ma lähen närvi. Ja see, et ma lähen päriselt närvi. Lihtsalt peksan asju. Ja voilà, me saame podcasti filmida. 9. osa. Halleluuja. Aga ennem kui me alustame, siis likeige, subscribe'iga meid YouTube'is. Kõik support on alati oodatud. Kommenteerige, engage'ige meie channeliga, kirjutage meile. Samuti kuulake meid ka Spotify'st ja pange ka 5 tärni. No see on 10 muidugi, aga 10 oleks väga hea. Aga pange ka 5 tärni, sest see aitab jõuda meil ka teiste inimesteni, kes veel ei ole meid avastanud. Jälgige meid ka Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Moms podcast. Sinna tuleb alati uus informatsioon, mida me teeme, mis toimub, kas meil on anomaaliad või mitte anomaaliad ja kõik muud huvitavat. Ja nüüd siis disclaimer! Disclaimer. Your Spiritual Moms podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Tänaseks teemaks on meil siis varjukülg. Mis see on? Kas see on kõigil? Täpselt. Või on meie seas ka inglikesi, kellel seda pole. Nagu te piirsi näolt näete, siis see on meil kõigil. Nii, ja siis without further ado, let's start. Let's go! Ja taaskordselt nagu alati, meil on väiksed spiker tegelikult. Ja. Kuna taaskordselt we get sidetracked a lot. Kas oled kunagi tundnud, et sinus on midagi, mida sa ei taha näha? Midagi, mida sa varjad iseenda eest? Täna räägime me teile varjuküljest. Sellest osast sinus, mis on kade, mis tahab kättemaksu, mis naudib, kui keegi teine ebaõnnestub, mis kardab, mis manipuleerib, mis valetab ja enne, kui sa mõtled jutumärkides, see ei ole mina. Ma ütlen sulle ausalt, see oled sina. Ja see olen mina ka. Ja mina. Ja me kõik. Täpselt. Et me ei ole puhtad tüdrukud. Ei, kindlasti mitte. Ja tegelikult see varjukülg läheb ka sinna samasse kohta tegelikult egoga. Ja kõige selle krempliga tegelikult. Et kõik on tegelikult omavahel seotud. Everything is connected. Jaa, täpselt. Et see ongi see, mida sa lükkad eemale. See on nagu see elevant, mida ma olen ka mitmetes osades tegelikult rääkinud. See elevant toas, mida sa ignoreerid.
ja seda pole olemas, et varjukülg on sama, et see, kui ongi seesama, et ma olen nii positiivne inimene ja tegelikult sul on viha, raev, kadedus. Aga sa ei taha tunnistada endale seda, et sa oled vihane, et sa oled kade, et sa natuke soovid ja tahad, et keegi, kellel läheb väga-väga hästi, et nad ebaõnnestuksid. Et ütleme ausalt, me oleme kõik seda tundnud, kaasa arvatud mina ja Virks. Et samamoodi, kui sa me Elisega ka enne just rääkisime, et mina olen selline, kuidas ma ütlen, on positiivne kadedus, healthy kadedus. Et kui ma vaatan näiteks enda elus ka enda nagu siseringis inimesi, siis mul on ka mingi, et kuidas tal niimoodi läheb. Et arvatavasti väga head kõrvapunktid, kes? Ei ongi, et kuidas tal veab. Näiteks minu elus on üks väga-väga kallis inimene Mr. T, kes reaalselt vaatad, kuidas ta saab asju. Ta saab tasuta asju, ta saab odavamalt asju, talle lihtsalt nagu selline tunne, nagu universum lihtsalt nagu kandiku peal. Toob ette talle, palun, võta. Ja ta saab veel valida, mis on nagu veel eriti haige. Ja siis oleme meie. Ja siis oleme meie, ja siis ma olen nagu mingi, aga see ongi see. Me ei saa crumbs isegi. Jah. Me saame nothing. Meil ei ole valikut, meil ei ole midagi. Meil on mitte asju. Et mina nimetan seda, see on see positiivne kadedus, mitte see, et kurat, tal võiks sitasti minna, vaid see on see positiivne kadedus, et me enne ka just rääkisime finantsi poole pealt ka. Et jälle see healthy kadedus, et ma ei tea, tal on mingi ilus auto, mida iganes, siis meil on nagu pigem see, et me saame ka seda, me töötame selle nimel ja selle nimel, et me saame ka seda ühel hetkel mitte mingi, et ma loodan, et ta läheb pankrotti või. Seda kindlasti mitte, et väga nagu tore, et inimesel läheb hästi, et ta on töödanud ennast üles ja mina usun iseendasse ja ma usun Pirksi ja ma usun meisse mõlemasse, et me oleme suutelised seda tegema, mis pole me suutelised, manifesteerimine, me suudame seda teha. Teeme selle ära lihtsalt. Ja see võtab aega. Pandage väljenduse eest, aga läbi ussi emmi. See on otseses mõttes. Aga we're gonna do it. Jaa, sest et me usume. Ma arvan, meil ongi see, et me usume lihtsalt nii tugevasti. Me teame, me suudame, kui meil on takistused, siis meil on see, et me lähme närvi, me lähme jõhkrad närvi, aga me lähme sellest läbi. Nagu täna oli näha. Ja see on kusjuures ka meie varjukülg, kui me räägimegi varjuküljest, on see, et me võime, ma ei tea, kui te meid vaatate ja kuulate, võime näha mingid meganunnud ja armsad välja, aga tegelikult ongi see varjukülg on see, et me lähme väga kiiresti tegelikult närvi. Väga kiiresti. Aga see oleneb ka kontekstis, mitte et iga asja peale me oleme 0-100. Et varjuküljega on sama, nagu me ka egoga tegelikult rääkisime. Lihtsalt aksepteeri. Aga ära lase varjuküljel valitseda. Ära lase varjuküljel ega egol oma taksoga sõita. Sest kui nad koos seal nagu on, siis that's väga suur chaos nagu õudne. Oh my god, see on õudne tegelikult. See on õudne, jaa. Oh my god. Sest et kui me jälle toome siia natuke elulisi näiteid, karme näiteid, on ju, siis varjukülg on ka see, kui sul on need intrusive thoughts. See on sinu varjukülg tegelikult ja see ongi see, et kas sa kontrollid seda või sa lased sellel nagu üle võtta. Mul tuleb lihtsalt see viimane intrusive thought on nagu, aga äkki hüppaks ja tee peale. Ja. Aga mis juhtub, kui ma siit nagu läheks, ma ei tea, teeks, ma ei tea, bussi kuradi akna lööks sisse nagu mingi. Jaa. See on see varjukülg, vaata, kes tahab natukene laamendada seda viharaevu välja. Kui selles varjukülg, ma ütleks päris ausalt, kui me vaatame ühiskonnas, siis mina ütleks, et üks suurimaid varjukülgi inimestel on viha ja raevu alla surumine. On küll, jah. See võib jälle selleni, et noorest peale on õpetatud seda, et vihastada ei ole ilus ja mis sa siin ikka vihastad. Tasa ja ära
ikka ja siis on veel eriti veel nagu kui see lapsepõlves tuleb ka see täiskasvanu ikka, kus su partner, su vanemad, su sõbrannad, su sõbrad, kõik see ühiskond sinu ümber on ka mingi, et ära hakka jälle, mis jälle viga, ole vaiksem, ole tasem, ära tee seda, ära tee toda, ära ütle nii, ära käitu nii ja sa oled lõpuks nagu mingi, et kes ma üldse olen nagu. Who the fuck I am? Ja siis sa nagu jälle paned kõik siia endale sisse ja siis ühel hetkel su varjukülg plahvatab. Ja see tehtud väga palju. Ka meil. Psühholoog Jung rääkis varjust kui meie alla surutud poolest. Kõigest sellest, mida me endas häbistame või mille eest põgeneme. Varjukülg ei ole märgid, halb inimene, varjukülg on see laps sinus, kellele öeldi, ära ole nii vali, ära vihasta, ära ole ahne, ära ole liiga palju. Ja nii sa õppisid peitma oma raevu, sa õppisid naerma, kui tegelikult tahtsid karjuda, sa õppisid olema, jutumärkides, hea. Kõik see allasurumine. Et sa ei saa olla selline, kes sa päriselt oled. Sulle pannakse juba neid maske ja hakataksegi alla suruma ja mida rohkem sa lased alla suruda, seda suuremaks tegelikult see vari läheb. Ja lõpuks oled ainult üks suur vari. Kuhu sa jõuad selle? Mitte kuhugi. Ja see on karm, kui ühel hetkel see vari vaatab sulle otsa. Ja millal sulle vaatas varjukülg esimest korda otsa? Su laagris. Okei. 2 aastat tagasi. Ausalt, ma ei teadnud sihukest asjast, mis asi isegi varjukülg on. No, millest ma räägin, ma ei teadnud isegi, mis sisemine pere. Ma ei teadnud mitte midagi. Ma teadsin, mis on hingeloomad, ma teadsin, mis on enam-vähem spirituaalsus ja ma teadsin, et ja mind huvitasid ufod. That's it. Nagu, nagu extraterrestrial erinevad planeedid ja ma ei tea, mis asjad, eks ju, et jah, et me ei ole ainsad universumis, eks ju. No, me ei ole ainsad universumis. No. Spoiler. Oi. Aga Pirksi laagris siis pidime täitma nagu küsimustikku, kus oli ka küsimus see, et kas sa oled kade ja sihukest ja ma olin nagu mingi, ma ei ole kade inimene. Ja siis ma olin nagu tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis tollel hetkel ma olin megakade inimeste peale, kellel läks finantsiliselt mega hästi ja suhetes hästi, nagu elus nagu üleüldiselt hästi, ma olin kade nende inimeste peale. Ma ei soovinud kunagi nagu neile halba, no not that, aga nagu lihtsalt ma olin mega kade, et kui kellelgi läks paremini kui minul. Ja siis ma kirjutasin selle sinna märkmikusse ja ma olin lihtsalt, et holy shit, ma olen päriselt kade inimene. Ja siis ma olengi see, et kui ise nagu jõuad sellele järeldusele, et okei, et pekki küll, et ma olen tegelikult väga kade inimene, aga nüüd, kui me täna just Pirksiga rääkisime, ja siis ma ütlesin, et aga ma ei tunne enam seda, et ma oleks kade, et ma nagu et ma oleks nagu kade teiste inimeste peale, kellel läheb hästi või kellel on head suhted. Ma nagu õnnelik nende üle, sellepärast, et väga lahe, et nad on leidnud enda kõrvale kellegi, kellega neil on hea olla. Ma olen väga happy, et neil läheb päriselt hästi, kui neil on olnud väga suured struggle'id või kui neil ongi lihtsalt hästi läinud elus. Super. Aga minu jaoks oli see, et nagu varjukülg kadedus oli see kõige suurem. Ja siis ma olin ka, aga see on jälle see, et see on see nii alla surutud, sest sa kogu aeg ise endale ütled, et ma ei ole kade inimene, ma ei ole üldse kade inimene. Ja see eitus. Nagu ma eitasin. Et sa nagu ilustad, vaata. Ja ma olingi, et ma ei ole kade inimene, mida sa ajad, vaata, ei, ma ei ole üldse kade inimene. Ja nagu aga tegelikult mega kade inimene. Ja siis sa oledki nagu järsku endal on see mind blown ja sa mõtled, et oh shit, ma olen kade. Samas ma toon siia kohe ka selle nurga, et kui meie elus vaatan inimesed, kes on meile haiget teinud ja siis, kui sa saad teada, et selle inimesel läheb halvasti, siis mina ütlen ausalt, mina küll vahepeal olen mingi nice, karma, tuli. Ei, mina olen ka selle koha pealt. Seal on küll see, kus mul on nagu mingi, et
paras. Seal on minu ego, seal on minu sisemine pere, seal on minu varjukülg, seal on absoluutselt kõik, kes on mingi, et palju õnne. Ego, nagu, et ongi see sama, et palju õnne, et karma jõudis sulle kohale, sest eelmine osa oli meil just karmast, millest me ka nagu rääkisime. Et siis ma olen päriselt nagu, seal ma võtan nagu päriselt omaks selle. Et mul on nagu, et mul on hea meel, et tema sai nüüd selle tagasi, mida ta on teinud teistele. Täpselt. Sellepärast, et see on sama, nagu me ka rääkisime siin eelmises osas, oleme rääkinud, et see ongi see, et me vastutame oma sammude eest ja siis me vaatame vahepeal inimesi, kes me teame, kes on meile haiget teinud, kes teistel on haiget teinud ja siis me Elisega ka vahepeal nagu mingi, et kuidas neile ei jõua kohale see? Nagu, mis toimub, kuidas neid niimoodi hoitakse? Et tekib nagu see viha, mõistmatus, et nagu, mis mõttes? Ja siis on, kui sa nagu kuuled või kuidagi ikka see jõuab sinuni, see info, mis on nii naljakas. Aga see päriselt jõuab, isegi kui sa selle inimesega enam ei suhtle. Ja kuskil mingi kaarega see jõuab meieni ja sa oled mingi... Lõpuks. Ja see on see šampapudel. Et lõpuks. Et seal tõesti nagu ongi see sama, võtta varjukülg omaks, tunnista. Kõik need negatiivsed asjad, mis sinu sees on negatiivsed, on ju, lihtsalt tunnistad neid. Et ära nagu lükka neid kuskile peitu. Ja, no see on jälle see elevandi. See on osa sinust. See on osa sinust. Miks sa peidad nagu osa sinust ja samas on ka see, et muuda see nagu ümber, muuda see kasulikuks. Et miks aktsepteerida endas ainult neid häid külgi, kui ka meis on tegelikult halbu külgi. Me oleme inimesed. Meil on meie kogemused, meie haiged saamised, meie traumad, meie triggerid, kõik, iga staffi, kõik need manipulatsioonid, mis keegi on sulle teinud, kõik need asjad ja need on ju ehitanud meist selle inimese, kes me tegelikult oleme praegusel hetkel. Kaasa arvatud need varjuküljed. Kaasa arvatud kõik see karma, kõik see, mis me oleme eelnevalt rääkinud. Ja siis sa lükkad selle endast teemale. Et see ei ole lihtsalt see tegur, et sa lihtsalt oled ja eksisteerid ja mõtled, et ma pean midagi tegema. Elu on chill, elu on lill. Ja kui sa oma varjukülgedel otsa vaata. Sest sealt tuleb väga palju tegelikult nagu, mis on need küljed, mis vajavad tervenemist. Sa saad valida, kas sa muudad seda või sa ei muuda seda, kas teadvustad või ei teadvusta, kas sa lähed üle laipade või sa ei lähe üle laipade. Samamoodi, kas sa oled empaatiline või mitte. Ja kõik on need tegurid, I know, confusing ja sel nagu, sest mul endal on ka vahepeal ikka, tõmbab kuuli täitsa kokku sellepärast, et sa oled, et tegelikult on nii palju asju, millega on veel vaja tegeleda, nii palju asju, millega sa juba oled tegelenud. Kõik asjad nagu. Mis tegelikult on vail, ma just hetk tagasi nagu mõtlesin, et me oleme 9. osas. Kui me võtaks siia enda ette, ma ei tea, kas me näiteks paneme siia näitlikult kõik asjad, on ju. Et kui võtame nüüd ennast nagu osadeks ja me paneme siia need osad, et on inimlik osa meist, siis on hingeline osa meist, on ego, on spirituaalne ego, sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees, pluss veel varjukülg. Sest tegelikult on täiesti vaid mõelda, kui paljud osadega me tegelikult tegeleme. Igapäevaselt tegelikult. Ja siin ongi nagu see, et inimesed mõtlevad, me oleme ka nagu varasemalt puudutanud seda, et spirituaalsus on nii ilus. Spirituaalsus on nii kerge ja elu on lill ja kogu see krempel, aga tegelikult, kui sa võtad nagu osadeks, millega sa tegeled, see on wild, sest kui sa oled lihtsalt see nii-öelda, mina nimetan seda see tavamaailmas, siis sa oledki lihtsalt sina. Sa ütledki, ma olen see inimene, ma lihtsalt olen selline, that's it. Kui sa oled mölakas, olengi mölakas. Ja ongi kõik.
ma olen egoistlik, mida iganes on ju, see ongi kõik. Mind ei koti, miks ma selline olen, miks ma niimoodi käitun, miks ma niimoodi räägin, miks ma ei mõtlen, sa ei küsi selliseid asju, see on jumala ükskõik. Ja siis, kui tuled siia spirituaalmaailma, siis hakkad mõtlema, et nii, tema käitus nii, sest tal on see draama ja tal on see ja mina käitusin nii, sest minul trigerdas nüüd see ja too ja siis sa lähed ja lähed ja lähed ja lähed. Ja siis vahepeal mõtled nagu vaatad neid tavamaailma inimesi, kes ei tegele sellist asjadega ja siis mõtled mingi, et Jesus Christ, neil on elu nii kerge. Äkki peaks ka nüüd sammu tagasi astuma. Meil ei lasta palju asju teha. Meil ei lasta sammu tagasi astuda. Meil ei lasta edasi astuda. Meil ei lasta edasi astuda, meil ei lasta normaalselt podcasti. Meile väga ilusa näite, me oleme nagu mingites asjades praegu on see, et ongi ka podcastiga seoses meid hoitakse täiega tagasi. Me ei räägi füüsilisest poolest, me räägime energeetilisest, spirituaalsel tasandil, vaimsel tasandil. Et ongi, me näeme teed, meil on siht ja meil lihtsalt hoitakse kinni. Ja, sul on see, sa oled nagu tee peal ja sa kõnnid edasi, aga sa kõnnid koha peal. See on nagu trenažööril. Et sa nagu liigud, aga sa samas nagu ei liigu ja siis sa oled nagu mida asja. Et sa nagu näed seda outcome'i, sa nagu näed seda kõike ja sa on nagu nii lähedal, aga siis sa kõnnid koha peal. Aga samas me saame mõlemad aru, et see, mida me teeme, on väga õige, väga vajalik asi ja see on väga-väga tähtis asi. On ja. Kuidas vari sind juhib? Sa ütled, et vihkad draamat, aga millegi pärast oled alati selle keskel. Oi, ja palun. Let that sink in. Ja, pane pausile. See on jälle meie see paus ja lihtsalt tunneta seda uuesti. Ma vihkan draamat ja ikkagi ma olen selle draama sees või minu elus on draama. What the fuck? Sa ütled, et ei talu ülbeid inimesi, aga sisimas tahaksid ise sama enesekindlalt ruumi siseneda. Ja see on jälle pane pausile. Paus. Lihtsalt tunneta. Hinga ja tunneta seda. Sest et kui palju olen mina enda elus kuulnud, kui mulle on öeldud, et Piret, sa oled nii ülbe. Või see, et ma olen väga laud. Nagu väga laud. Me Helisega mõlemad oleme tegelikult väga valjud inimesed. Ja siis on ka mingi, et kas te saate natukene? Siis mul on nagu, et ei. Need oleme meie. Nagu, kui sa oled meiega koos, siis sa kuuled juba kaugelt, kus meie oleme. Ja jälle kõik need, ütleme nagu kohe otsaraga selle, et kõik need asjad, mis ärritab sind teisi inimesi juures, on tegelikult see, mida sina tahad, et sul oleks. Mis ärritab sinu varju külge tegelikult. Et samamoodi, et sa tahad olla sama enesekindel, nagu on keegi teine, siis see ei ole, teises inimeses ei ole probleem, sinus on probleem. Sina tahad olla enesekindel. Ja, sina tahad olla enesekindel, sina tahad olla sama. Aga selle asemel, et sa ei julge olla enesekindel, sa hakkad tõmbama teist alla. Mis on jälle vale asi, mida teha ju. Ja, mida väga paljud inimesed tegelikult teevad, ka suhetes näiteks teevad, et sa oled tugev, teine, su partner näiteks ei ole nii tugev ja selle asemel, et partner nagu hakkaks ennast ülespoole ehitama, et oleks sama tugev. Tõmbab sind alla. Ta tõmbab su alla, et sa oleksid temaga seal samas kohas, siis sa oled nagu mingi, mida? Et samamoodi ambitsioonid väga paljudel ja võt siin ma ütlen küll päris ausalt, nüüd on see, et mehed, trigerdame mehi natuke. Nagu me alati kui me võtame selle kaalukausile, ma ütlen päris ausalt, mehed te tõmbate naisi rohkem alla kui naised mehi. Mina, ja see on jälle, need on meie uskumused, need on meie kogemused, arusaamad, mida me oleme kuulnud, mida meie oleme läbi kogenud. Siis ma ütlen päriselt, et mina olen oma elus kohanud ikkagi seda varianti, kus mehed tõmbavad allapoole. Ja, mina ka, ja. Mitte see, et naised, sest me naistena, kui me oleme tervenenud naised, on ju, et samamoodi, no me trigerdame nüüd naisi, on ju, aga kui sa oled, siis palun lõpetage ära. Sellepärast, et see on jälle see, et kui sa oled see healthy woman, siis me pushime mehi.
me reaalselt, me pushime mehi, me oleme neil selja taga, ma olen su jaoks olemas, ma hoian seda ruumi, ma kuulan sind, ma hoian sind, ma olen sinu kalju, kui sina oled väsinud ja samamoodi on ka loomulikult on neid toredaid mehi, kes samamoodi on mingi, et sa tahad seda teha, okei, ma olen su selja taga. Et, see ongi tegelikult üks healthy relationship, kus on see, et te mõlemad toetate üksteist, et naine on kalju mehele siis, kui mehel on seda vaja ja vice versa, et mees on naisele kalju just sellel momendil, kui naisel on seda vaja, sest kõigil on madalad perioodid. Ja see on normaalne. Aga see, kui üks või teine partner hakkab ma ei tea, teist maha tõmbama või ütlema mingeid asju, et jälle sa virised või jälle sul midagi viga. That's not healthy, Et see on see, mis ongi, et tänapäeval ühe haruldasem on näha inimesi, kes on päriselt üksteise kaljud. Et seda ma olen ka pannud tähele näiteks Mr. T-ga nagu eriti suheldes, et tänapäeval on kuidagi see, et me oleme täiesti olemas, kui on need highs. Kui kõik on nagu hästi, kõik on positiivne ja siis, kui on need lows, siis nagu me kaome ära. Sõbrad kaovad ära, lähedased kaovad ära, su sisering on see, kes nagu jääb tegelikult. Aga selline see nagu ongi nagu sõbrad, see siseringist nagu väljaspool on ring, see kuidagi kaob nagu ära. Ja siis oled seal ja partneritel samamoodi, et kui ollakse nagu koos, siis on see, et nagu, et kõik on nii ilus ja kõik on nii tore. Ja siis kui tekivad raskused, siis sa oled nagu järsku mingi I'm not gonna do this. Ja siis sa oled nagu mingi mida? Et nagu, et samamoodi ka see ambitsioonid ja see üksteise kalli olemine minu arust on ka see, et see on jälle läbi enda kogemuse, et te saate olla nagu koos, kui näiteks kokku sobivad väga ilusti inimesed, kes ei ole väga ambitsioonikad. Kes ongi 9-5 tööl, vaata. Jumala normaalne. Teid rigerda, vaata üksteist. Samamoodi on see, et näiteks mina ütlen ausalt, et rääkida sellest, et kus elada tahad, ja mul on nagu see, et minule meeldib melu. Et kui üks minu elus olevatest nirkidest kunagi ütles mulle, et võiks elada metsa sees, linnast kaugel, eemal, suur maja, mõtle kui lahe. Ma olin nagu mingi, mida? Ma ei taha metsas elada. Nagu minu üks suurimaid nagu asju, nagu cancel täitsa nagu ei. Not today Satan on see, et ma lähen metsa elama. See on nagu see laul mingi metsamajake või mingi asi, vaata nagu, kes elab metsa sees, seal elab ma ei tea, päkavik, mida iganes on ju. Nagu cancel, minu jaoks täiesti cancel. Metsa sisse elama. Minu varjukülg on nagu mingi ei. Ma võin elada kuskil, ma ei tea, väikses külas, mida iganes on ju, linn on lähedal, aga see, et ma lähen siin nagu metsa elama, nagu mida? Et jälle see, et ei saa olla koos inimesed, kellel on näiteks see, et vaata, üks tahab elada mingi kuradi metsa sees, on ju, teine tahab, et olla näiteks linnas või elada linna lähedal, seal tekib konflikt. Ja seal tekib konflikt ja päris suur konflikt. Ja väga suur ja samas on jälle see, ma ütlen päris ausalt, 2 ambitsioonikat inimest, nagu näiteks mina ja Elise suhe, ideaalne, sest me oleme mõlemad ambitsioonikad ja me nagu pushime seda ambitsiooni ja samamoodi ka kui partnerid, nagu äripartnerid, armastuses olevad partnerid on samamoodi ambitsioonikad. Te pushite üksteist, mitte see, et üks on ambitsioonikas, teine ei ole, teisel on mingid hirmud asjad, on ju, ma ei julge, lalala, ja siis hakkad nagu maha tõmbama. Ja sa ei lase ka teisel edasi minna ja siis sa lihtsalt nagu tolkned seal kuskil. Ja siis, kui sa oled ambitsioonikas, sul on mingisugused, et sa pead ka tegema tegelikult asju. Et meil ka näiteks podcastiga on ju kõik meie äriideed ja siis, kui meil oleks näiteks partner kõrval, kes on mingi, et jälle sul läheb selle podcastiga nii palju aega, jälle sa teed seda podcasti, jälle te teete mingeid ärikohtumisi, siis sealt tekib jälle tegelikult konflikt. Et see teine inimene, kuna tal ei ole midagi peale 9-5 töö, ta hakkab sind nagu trigerdama, sina trigerdad teda, et tema töö lõpeb kell 5, tema töö algab kell 9, aga
meie teeme nagu ka peale 5 võime teha mingeid asju. Vahest kella 11 õhtul. Ja täpselt, mingisuguseid asju, mingeid mõtteid, mingi brainstorm on brainstorm, koosolekud, mingid asjad. It doesn't matter, et kui mingi asi tuleb, siis seal tekivad tegelikult. Ja see on jälle see varjukülg, et nagu ma soovitaks ka, et kui sul ei ole nagu ambitsiooni, kui sa ütled, et sul on ambitsiooni, siis mina soovitaks vaadata, kui selles varjuküljel otsa. Kas sul päriselt ei ole seda? Või sul on see hirm, et aga ma ju ei oska. Või aga mis siis saab, kui? Ja mis siis saab, kui failid? Aga mis siis saab, tõuseb püsti ja võid uuesti? Või ka tegelikult see teine, millele väga palju mõelda, aga mis siis saab, kui on success? Täpselt. Väga hea ju, kui on success. Ja isegi on hea, kui failid, sellepärast, et läbi nende failimiste sa õpid. Sa saad kogemusi. Sa tead, mida sa tegid valesti ja sa õpid nendest. Ja sa teed järgmine kord paremini. Ja kui ka järgmine kord failid, proovi uuesti, võtta uus nurk, kuidas läheneda. Et allaandmine, ei. Meie suus seda ei tule, et allaandmine. Meil on alati nagu Pets ütleb, go big or go home. See on minu mantra, ma vist tatoveerin ka selle nagu go big or go home, et nagu meie podcastiga ka, see ei ole niisama. See päriselt ei ole lihtsalt, teeme enda lõbuks, vaata, et see läheb ja sa usud sellesse. Et samamoodi on ka see, et uskuge ise endasse. Meie usume teisse. Ja, täpselt. Without a heartbeat nagu. Me usume teisse, et te olete palju rohkemaks võimelised, kui te seda tegelikult arvate. Et see, et lihtsalt sa arvadki, et ma ei tea, äkki see ikka ei õnnestu, aga äkki õnnestub. Ja kui palju me tegelikult jätame tegemata, kogemata, ütlemata, sest meil käib peas äkki, aga mis siis, kui? Ja kuhu sa jõuad sellega? Sa ei jõudnud kuskile. Sa jätkad seda sama elu. Mingi 70 aastases sa mõtled, tead, oleks võinud teha niimoodi. Sest minul on see, et mina tahan, kui mina olen 70 kunagi või 80, ma tahan vaadata tagasi oma elule ja mõelda, et Mul oli lahe elu. Mul oli mega äge elu, et ma tegin seda, ma käisin seal, ma panin hullu, ma tegin kõik. Need on lood, mida ma saan rääkida, need on lood, mida ma saan meenutada. See on mu elu. Mega lahe. Et minul ongi see, et ma iga kord, kui ma midagi uut proovin või teha mõtlen, siis ma olengi, et kas see on 70 aastat, kui ma 70 olen? Kas see oleks lugu, mida ma teistele räägiks? Ja alati on vastus olnud jaa. Nii et miks mitte? Tegelikult on see, et sa elad enda jaoks. Sa ei ela mitte kellegi teise jaoks. Sa ei ole siin selle jaoks, et tõestada kellegile teisele. See, et kui sina oled õnnetu, siis kas sa tahad olla terve elu õnnetu? Ja tahad sa teha seda mingit tööd, kus sa oled õnnetu? Või you're taking the chance let's see what happens. No näiteks ma läksin kohe kuulisele backpack tripile. I didn't have any idea, mis juhtub nagu. Tuli välja, et elu parim trip juhtus. Õppisin ise ennast uuesti tundma pärast pikka suhet. Sain aru, kes ma tegelikult olen, mida ma tegelikult elus tahan. Et kogemused. Päriselt kogemused. Näiteks meil ka Helisega ma olin alati soovinud elada sõbrannaga koos. Ja nüüd me elame koos ja see annab nii palju nurki. Et ka, mis me oleme siin ka varasemalt rääkinud, ego ja kõik see on ju, et sa tegelikult õpid nii palju. Sa õpid teisi inimese kohta. Sest et sa oled täpselt sama haavatav olemine. See on ka üks varjukülje nurki. Ei, see on samamoodi nagu me oleme ego rääkinud. Ei, me ei ole haavatavad. Ja siis sa oled nagu kinda nagu sunnitud. Sa ei saa midagi teha, kus sa lähed koridori nutma või nagu lähed, ma ei tea, sorry, tahad kakale minna, siis umbes mingi, pane kõrvatropid kõrva või nagu, what do you mean nagu? Et jälle see, kuidas nagu
sa nagu tuled välja sellest. Sa tuled oma hoolitsust täielikult välja. Ja sa harjud ära sellega. See ongi see, sa harjud. Samamoodi nagu sa harjud sita suhtega. No, lihtsalt tuli praegu mõte, et see, et nagu miks kuidagi, et paljud inimesed on nagu hästi pika aega suhtes olnud, kuigi see suhe ei serveeri neile midagi. Ja see ongi see, inimesed on harjunud. Nad on harjunud sellega. Sa ei ole midagi rohkemat väärt. Ja see jääbki su mustriks tegelikult. Ja sa tõmbadki külge endale ka samasuguseid partnereid. Kuniks see lõpuks ise muudad selle mustri ja oled, et tead, tegelikult ma ei ole väärt kõike seda, sest ma ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja siin ongi kohe ka tegelikult varjukülg suhetes. Ongi jah? Jaa. Kõige ohtlikum koht varjuküljele on lähedus. Mida me just ütlesime. Täpselt. Partner ütleb midagi süütut. Sina kuuled, ma pole piisav jutumärkides. Ta ei vasta kohe sõnumile. Sa tunned jutumärkides, ta jätab mu maha. See pole ainult tänane hetk. See on vana haav. Varjukülg aktiveerub eriti siis, kui su turvatunne on ohus. Ja kui sa pole teadlik, siis sa reageerid, mitte ei vasta. Kui palju me oleme suhetes seda tundnud? Mega. Ta ei vasta mulle. Ta ei ole pool tundi aega vastanud. Issand, kas ma ütlesin midagi halvasti? Kas tal on kõik hästi? Kas ta solvus mu peale? Kas me oleme nüüd lahus? Minul on kusjuures... Minul oli see, et kas ta käib mind petmas? Kuigi ta ei olnud andnud mulle põhjust. Täpselt. Aga kas oli see, et kas ta jätab mu maha, kas ta käib mind petmas, kas ta on kuskil, kus ta peab valetama, et ta on tegelikult vallaline. Ja sul hakkab peas ketrama nagu igasuguseid mõtteid. Kuidas varjuga tööd teha? See ei ole jutumärkides positiivne mõtlemise teema. See on aususe teema. Küsi endalt, mille peale ma kõige rohkem trigerdun? Keda ma salaja kadestan? Mida ma kunagi julgeks valjusti tunnistada? Kirjuta see välja ilma filtrita. Ära paranda ennast, ära õigusta, lihtsalt vaata. Sest paradoksaalselt, mida rohkem sa oma varju aksepteerid, seda vähem ta sind kontrollib. Varjukülg ei taha hävitada, ta tahab olla nähtud. Täpselt nagu egoga. Jaa, täpselt nagu egoga, jah. Sa ei lükka teda ära, sul ei ole tema suva, sa ei pane mingeid, ma ei tea, roosasid prille või klappe silma ette, et seda ei ole. Pole olnud, ei, ma ei tunne nii, ma ei mõtle nii, mida iganes. Et jälle see sama nagu ego, ta tahab olla nähtav, ta tahab, et sa aktsepteerid teda. Täpselt. Ja lihtsalt sa tegeled temaga. Et ka need küsimused, mis siin on, olegi täiesti aus. Täpselt. Nagu päriselt, ole enda kaus, sa ei pea seda teistele ütlema. Nagu ole ise enda kaus. Et see on see sama, et miks väga paljud ei julge käia mingitel nagu üritustel või laagrites, aga kuidas ma võtan ennast alasti teiste, aga mis teised mõtlevad, mis teised arvavad. Mina olen alati öelnud, nagu teistel on suva. Kui seal on keegi, kes kritiseerib sind või tal on midagi öelda, siis see on tema probleem, mitte sinu probleem. Nagu, ja see ongi lihtsalt niimoodi. Ja see ongi, jah. Ja samamoodi saab temale öelda samamoodi seda, et that's your problem, not mine. Et kui see sind häirib, siis vaata ise endale otsa ja sa vastad sealt nii mõndagi. Nii! Nüüd on see üks, mis me tõime siin eluline varjukülg, on ületöötamine. Ja seda me sõbrakesed, me hõimukene teete või teevad väga paljud. Väga palju. Ja isegi ei tunnista endale seda. Või kui tunnistavad, siis kind of ikkagi ignoreerivad.
siit kohe. Sa ei tööta 14 tundi päevas ainult ambitsioonist. Sa põgened, sa tõestad, sa üritad matta tunnet, et sa pole piisav. Sa arvad, et kui sa saavutad järgmise taseme, siis lõpuks tunned rahu. Aga vari liigub sinuga kaasa. Ja kui sa ei julge peatuda, siis ühel päeval kukub su keha või su suhe kokku. Sest miski sinus karjub tähelepanu. Ja jälle, pane pausile, praegu oli tunda, me rääkisime ka energiast, oleme siin rääkinud, sa tundsid, kuidas see jälle läks päris alla. Aga see on jälle sama, sa põgened. Jep. Kui paljud me tegelikult põgeneme? Kui paljudel me tegelikult vaata ennast, vaata oma seltskonda, keda sa tead, kes su elus on, kui palju on need, et neil on töö, neil on üks hobi, neil on teine hobi, nad käivad sellel üritusel, nad käivad tollel üritusel, nad käivad seal, nad saavad kogu aeg toimetavad. Nad kogu aeg tegevuses, sest nad ei taha olla üksi kodus ja päriselt mõelda nendele asjadele, mis neid vaevab. See on jälle see kurikuulus põgenemine. Ja siis ühel hetkel on see, kus universum teeb sinu eest selle otsuse. Ja sul ei jää mitte sa kaotad töö, sa kaotad oma suhte, sa kaotad oma äri, su tervisega juhtub midagi. Sa oled sunnitud olema kodus. Mida iganes. Ja eriti veel suhetes ka, nagu me siin lugesime ka, me teeme seda, et me ei ole enam partneriga selles kohas, kus me näiteks hakkasime olema, kui me olime kõik see romantika ja seks ja kõik see intiimsus ja lähedus ja see suhtlemine ja kõik see, ja siis ühel hetkel see nagu hakkab ära kaduma. Te ei tee enam koos midagi, teil ei ole enam neid vestlusi, mis teil varem olid, see haavatavus, kus te jagasite, kus te lihtsalt mõnulesite koos, ma ei tea, mingi diivani peal kaisus, mida iganes. Need jäävad ära. Sellepärast, et jälle su varjukülg sul hakkab midagi häirima, aga sa ei räägi seda välja, sa lihtsalt kaugened. Selle asemel, et rääkida, sa kaugened. Sest et nagu me enne ka just ütlesime, varjukülje üks asi on see, et ta kardab lähedust. Jaa. Klikkis, jah? Nii. Su partner ei ole su vaenlane, aga ta aktiveerib su varju. Ta puudutab su hülgamishirmu, ta puudutab su väärtusetuse. Ta puudutab su väärtusetuse tunnet, ta puudutab su kontrollivajadust ja siis sa ei suhtle, sa reageerid. Milles on ka väga suur vahe. Just oli siin mingi hetk, ma vaatasin, üks quote oli, et kui sa näiteks partneriga või üldse, vahet ei ole, on ta sul armastuspartner, on ta äripartner, sõber, mis iganes. Kui sa kuulad ja kuuled, aga sinu sees on ainult see, et sa ootad, millal sa saad midagi nagu ära susata, ära midagi öelda, siis tegelikult see ei ole päriselt sina. See ei ole sinu hing, vaid see on sinu ego, see on sinu trigger point, see on sinu varjukülg, on see, et sa tahad kohe nagu kaitsta ennast. Su ego, vaata, varjukülg, kõik need tulevad nagu esile. Et ongi see, et sa reageerid. Et nagu see on üks asi, mis päriselt ka ma kindlasti, nagu me mõlemad soovitame, on see, et isegi kui sa arutled midagi, siis ära reageeri koheselt. Anna aega endale. Ära pane nagu emotsiooni pealt kohe midagi ja isegi kui sa tunned, et okei, sul tuleb emotsioon, siis mina olen õppinud selle ära nagu oma inimestega, Helise ja Mr. T-ga nagu eriti, sest et need on kaks inimest, kes mind täiega trigerdavad, nagu päriselt see tüdruk ja Mr. T on see, et ma ütlen välja selle, sa trigerdad. Sa praegu, ma olen nagu täiesti kaitses, sa trigerdad mind, ma ütlen selle nagu konkreetselt välja, sest nad saavad aru. Nad teavad, mida see tähendab. Ja ma olen ise ka küsinud tegelikult. Ja siis me saame sealt edasi minna. Mitte see, et ma nagu emotsiooni pealt hakkaks midagi
ma ei tea, plaustima või ma ei tea, mingi seda verbaalset okset neile. Noh, ongi, et reageerima kohe. Vaid mul on see, et ma astun korra tagasi, ma ütlen, et tead, sa trigerdad mind. See nagu täiega ajab mind närvi. Ma olen kaitsesse, ma ei taha sellest praegu rääkida, et sa nagu ongi sama see varjukülg. Ja siis sa viid selle jutu teema nagu tegelikult veits nagu mujale ja siis tegelikult nagu mingi aja pärast naased sellele samale jutu teemale, aga pehmemalt veitsa. Et see ongi see emotsioon nagu, ka, vaata. Et kuidas sa ise, mis seisus sa ise oled, et see on ka nagu hästi tihti, noh, minul on jäänud nagu see harjumus sisse, et ma alati nagu küsin, et ma alustan nagu sealt vaikselt, et kuidas sa ennast tunned, kuidas sul on, vaata. Ma teen seda uurimust natukene, et kuidas sul on, kuidas sa ennast tunned, ja siis alles mul on see, et nii. Ma olen nagu see vastupidine. Sest et ma olen see, et kui ma näen, et kellelgi on midagi, siis ma olen juba mingi, mis juhtus? Mis trigerdus? Ma lendan nagu kohe peale, et mul on kusjuures nii naljakas on praegu, kui sa seda ütled. Ma ei tea, see on mu varjukülg võib-olla praegu. Aga mul on see, et ma olen ise samasugune, vaata, teisega. Ma võin lennata peale, mis on, vaata, ma võin kohe konfrontida, aga mul on see, et ma tahaks, et minuga oldaks natuke pehmem. Ma küll sugu pehmem ei ole olnud. Te kumbki ei ole minuga pehmed. Ma ütlen lihtsalt ära. Te olete kohe nagu ja siis nad mõlemad ütlevad ka mulle, noh, sa tead, eriti see Mr. T ütleb mulle, sa tead, et ma olen siin toores ja otsekohene, mul on nagu, ma saan aru, ma olen ise ka, aga vahepeal tahaks seda nunnutamist. Ja minu see on, et nagu sa tead seda, et see tuleb nagu heast kohast, et ma tahan, et nagu kõik nagu oleks hästi, see Pirks juba teab, ma näen ta näos seda, et nagu see nagu, mis ma küsin su käest või ütlen, et nagu tea seda, et ma päriselt nagu ma hoolin sinust, on mul väga tähtis inimene ja ma teen seda nagu või ma küsin seda just sellepärast, et nagu I don't want you to feel bad või nagu ma ei taha, et sul nagu halvasti on või nii. Siis Pirksil on juba näost, et ta on nagu no küsi siis. Siis ma olen mingi nii, et siis X, Y, Z, Y ja 2V ja kõik. Siis Pirks on mingi, ma vaatan õues on ilus ilm. Ei, Pirks, ära vii jututeemad kõrvale. Seda ma oskan ja seda kusjuures tunnetavad ära ja see klikib väga paljude inimestega. On see jututeema eemale lükkamine, mujale viimine, tuleb nii sujuvalt. Kõrvale lükkamine. Sa ei taha. Aga ma olen alati välja pressinud ikka. Kuidas see oli? Sa ajad siin lolli juttu. Send help. Blink twice if you need help. See ei ole nii julga nüüd. Asi on hullem. Nii, ja siis siia veel paar küsimust, mida sa saad siis varjuküljega vaadata, tunnistada ja kõike muud ja see teeb haiget. Siis on meil sellised küsimused nagu, keda sa kadestad? Jälle see endal otsa vaatamine ja nagu päriselt. Siis mille üle sa salaja häbi tunned? Siis järgmine küsimus, ma tean, sellel on väga raske vastata. Millal sa viimati manipuleerisid ja miks? Pane endale ka see põhjendus. Ja nüüd kõige tugevam ja valusam asi. Millist osa endast sa vihkad ja miks? That's a hard question, oota. Tegelikult. Siin ei ole õiget vale vastust, häbi, mitte midagi, lihtsalt vasta neile täiesti ausalt. Sa võid neid alati täiendada. Et vastad praegu ära, sa võid alati täiendada, see ei ole midagi. Ja mis ka, nagu me ütleme ära ka varjuga, on see, et vari ka, kui sa mediteerid või paned mingeid positiivseid affirmatsioone või mõtled positiivselt, vari ka nendega ära. Nagu ei. Vari ongi täpselt sama, mida me enne kui ütlesime. Sa lihtsalt vaatad tal otsa ja aksepteerid. That's it. Ühe väga sellise huvitava varjukülje aspekti, millest nagu kinda räägitakse, kinda ei räägita.
ja selleks on seksuaalne vari. Keegi ei taha sellest ausalt rääkida. Sul on fantaasiad, mida sa ei julge kellegile tunnistada. Võim, alistumine, kontroll, keelatu. Sa tahad olla ihaldatud. Vahel ei eruta sind hellus. Sind erutab intensiivsus. Domineerimine, risk, oht. Ja siis tuleb häbi. Aga siin on karm tõde. Seksuaalne vari ei ole perverssus, see on energia. Probleem tekib siis, kui sa surud selle alla. Küsimus sulle. Kas sa valetad oma ihade kohta? Kus sa mängid, jutumärkides, turvalist, kuigi tahaksid midagi muud? Kas su moraal on päriselt sinu oma või hirm, et sind hinnatakse? See seksuaalne vari ongi nagu see, et me väga palju nagu tegelikult ei ava. Me ei julge avada oma partnerile. Ja siis ongi see, et sul on mingid asjad, mingisugused fantaasiad ja sa julgest oma partnerile avada ja tegelikult, mis siis väga paljud, tegelikult ma ütlen päris ausalt, petmiste üks nurk ongi täpselt sama, et sa ei julge oma partnerile öelda ja siis sa leiad kuskil selja taga kellegi, kes on nõus ja kes on samamoodi julge tegema neid asju. Või proovima neid asju. Et see ongi see, et julgege rääkida välja. Siis võib-olla see teine osapool ka ei julge rääkida välja. Ja veel, mis on see, et ärge tehke maha kellegi oma partneri fantaasiaid või asju ennem, kui te ei ole valmis tegelikult proovima või katsetama seda. Et just sellepärast, et te ise samamoodi ei ole kunagi kogenud midagi sellist, aga see ei tähenda seda, et see ei pruugi meeldida. On alati, saab alustada vaiksemalt, proovida, katsetada, aga kes teab, äkki meeldib. Täpselt. Sest miks mitte proovida ja katsetada? Vürtsitage asju veid. Ja, sest et see on ka üks asi, mis väga paljudel, miks paarid lähevad tegelikult lahku, on see sama, et see läheb rutiini ära. Et seal ei ole seda hot and, seal ei ole seda lasti. Seal on see, et see on kohustus, mida peab tegema. See on kohustus, on see, ma pean saama oma vajadused rahuldatud. Või et et me peame tegema seda sellepärast, et me üritame beebit saada. Aga tegelikult see on ju, proovida ja katsetada ja nautida päriselt seda, nautida üksteise kehasid, nautida üksteise seda connectionit, mis teil oma vahel on. Ja samas ma saan ka väga paljudest ka tegelikult aru, kui me oleme nüüd siin seksuaalse poole peal, ongi täpselt sama, et kui paljud naised ei ole kogenud orgasmi, mis on jälle täiesti wild. Sellepärast, et ma nagu, kuna me räägime siin oma kogemust kõigest, siis ma olen 35 ja ma ei olnud kunagi kogenud orgasmi. Ja nüüd on mul partner, kellega mul on nagu mingi, ma saan orgasme ja samamoodi sa saad nagu kõik see, mida su sees tegelikult on olnud, on pulbitsenud ja sa saad seda teha. Ja see, kuidas sa tegelikult naudid ja jälle seesama, sa vaatad oma varju küljel otsa ka selle poole peal, sest kallikesed, me Helisega oleme ka näinud inimesi ja meil on nagu mingi, sinus on see wild pool olemas, aga ei julge seda näidata, sa ei julge isegi rääkida, sa ei julge isegi välja pakkuda. Ja see on tegelikult huvitav, kui paljudel nagu nii meestel kui naistel on fantaasiad, mida nad ei julge. Kas proovida või oma partnerile öelda, ei julge isegi välja öelda seda. Ja kas või võtta see jälle TikTokis, see, et BookTok Girls, mingid need, mis need on, need mootorratta mingid kutid teevad omast mingeid videosid ja asju ja siis teevad nagu nalja mingi, she's a BookTok girl, vaata umbes, et mingi, et
selles suhtes ma saan aru sellest kontseptist, mis on BookTok Girl. Need on need, kes loevad väga spicy fiction, fantasy novelle. Ja need on ikka väga spicy. Seal on asjad, et kui sa loed neid, siis sa mõtled, et ma isegi ei teadnud, et siuke asi võimalik on. Jah, ma olen lugenud siukseid novelle või nagu raamatuid, ma mõtlen. Et ja ma nagu saan aru sellest kontseptist ja see on täiega huvitav, sest et see ongi see, et kind of let's be honest, meestele meeldib, kui you do some wild giggity stuff. Ja still single though. Kurb. Siin ongi, et see on nagu üks asi, mis on see seksuaalne varjukülg, on ju. Ja teine, mida me ühiskonnas samamoodi väga palju näeme, mida me näemegi iseendas seda, on hävitus ja viha. Ja paneme siia /raev. Mis samamoodi me oleme need nunnud, ilusad tüdrukud ja poisid ja nii sõbralikud ja nii toredad ja positiivsed, aga samas sul on see tunne, et ma läheks ja virutaks kellelegi rusikaga näkku. Täpselt. Ja see on ka sinu varjukülg, mida sa endas peidad. Täpselt. Alla surutud viha ei kao. See muutub passive-aggressiviks, sarkasmiks, vaikseks karistuseks, enesehävituseks. Tunnista oma viha ja ela see välja. Praegu küsi endalt, kelle peale ma tegelikult vihan olen, kellele ma pole kunagi öelnud, mida ma päriselt tunnen. Kas ma karistan ennast, sest ma ei julge teisi süüdistada? Viha on jõud, allasurutud viha on mürk. Täpselt. Damn, let that sink in though, sest et see, viha on päris korralik asi, no. Viha on väga karm asi tegelikult. Väga karm ja praev täpselt samamoodi tegelikult ja enese hävitamine ja kõike seda vaata. Ja lõpetuseks ongi siis see, et kui sa tundsid ebamugavust kuulates meie tänast episoodi, siis see episood tegi oma töö ja võtke siit kaasa see, et varjukülg ei tee sind halvaks inimeseks, ta teeb sind terviklikuks ja samamoodi nagu egoga. Küsimus ei ole selles, kas sul on vari või sul ei ole varju. Küsimus on selles, kas sina juhid teda või tema juhib sind, ehk siis paneme siia selle takso jälle. Ja. Kas sina juhid seda taksot või su varjukülg juhib seda taksot? Või su ego ja varjukülg koos. Oi, see on wild, kui need kaks on korraga. See on ju reaalselt nuclear war. Te kuulasite meie tänast episoodi taaskordselt, likeige ja subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis ning kuulake meid Spotify's ja pange meile 5 tähte. Aitäh teile, olge tublid ja näeme juba järgmises episoodis. Bye!